Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu kanalile ja minu vlogi. Ma tean, et eelmisest korrast on pigem palju möödas, aga ma ei tea, kas te märkate vahet, kvaliteedi vahet. Aga igal juhul mul on nüüd päris vlogi kaamera Sony ZV-1F, millega ma käisin näiteks ka Itaalias eelmine aasta. Oli eelmine või üle-eelmine? Ja siis eelmine aasta käisin Alaskal, sama kaameraga filmisin seal siis. Ütleme nii, päris lahe ja see kaamera on mega kerge võrreldes telefoniga, nii et olen väga elevel juba, et hakata teile sisu tootma. Ja kuidagi, ma ei tea, minu peas oli nagu siuke kokkuleppe iseendaga, et ma olen nõus vlogima ainult siis, kui mul on vlogikaamera. Et see kuidagi nagu tuletab meelde, et on vaja vlogida ja nagu meenutab, et praegu võiks seda teha. Et telefon on ju niikuinii igal pool kogu aeg kaasas, et see nagu väga ei aita seda meeles pidada. Igal juhul kell on praegu 8:30. Mina pean olema 9:30 kliinikumis, sellepärast, et siin on vahepeal asju juhtunud. Ütleme niimoodi, pühapäeval rahulik hommik. Kell on 8:50, mina panen 10 minutit veel äratust edasi, et ma saaksin magada kella 9-ni enne kirikusse minemist. Ja Kemsu arvas, et on okei tulla ja rünnata mind. Ei tegelikult, ta ei ründanud mind. Neil oli tagaajamismäng Griffuga ja siis juhtus niimoodi, et mina jäin sellele trajektoorile ette. Ehk siis õnneks nagu suuremas osas on kõik juba ära paranenud, aga ma panen siia nagu pildid. Siis te näete, mis seisukord mu näos oli. Ma arvasin, et see küüs ei läinud läbi silmalau, kuigi ma ärkasin mega šoki ja karjumisega ja Mikku ütles, et ei ole kunagi kuuleme niimoodi karjumas, et arvas, et midagi hullemat on juhtunud. Aga see oli nii räigelt valus, et mul tuli nagu näost verd, on ju. Ja Kemsu siis jah, nagu jooksis üle mu näo, aga ainult siis see parem pool nagu sai kahjustada. Ja ma arvasin miskipärast, et silmalaug on ju nagu nii paks ikka, et see küüs nagu sealt läbi ei lähe. Aga ma eksisin. Ehk siis see küüs läks väga ilusti sealt silmalaust läbi ja ma sain sellest aru alles õhtul, kui meil oli teenistus ära olnud, kui meil oli kodugrupp ära olnud ja me olime Liisa Kaspari juures ja siis Kaspar küsib, et mis sul selle silmaga on. Siis ma ütlesin, ai, et mul on nagu lihtsalt silmalau peal on nagu väike auk, et hommikust on ju, et ei midagi hullu. Ja ma ei olnud tegelikult nagu õhtu otsa vaatanud peeglisse. Nii et, kui ma oma telefoni esikaamera lahti võtsin, siis mulle vaatas vastu selline pilt. Ja ma mõtlesin, et okei, midagi on tegelikult nagu väga tuksis. Et jah, mul valutas see silm ja mul oli siuke liivatera tunne, aga ma mõtlesin, et see on lihtsalt sellepärast, et silmalaug on katki, on ju. Aga tegelikult see küüs oli jõudnud läbi silmalau minu silmani. Ja siis ma käisin EMO-s pühapäeva öösel siis kuskil kella 10. Valvarst, kes mind vaatas, ütles, et ta vaatas hästi pikalt ja ma sain aru, et midagi on pekkis. Ma ei saanud siis, nagu ma ei teadnud siis veel, et mul on seal reaalselt nagu mingi haav, on ju. Siis ütles, et ma helistan arstile, et peame nõu, et kas õmbleme siis täna või homme. Õmbleme. Silmamuna. Ma polnud elus kuulnud, et inimeste silmamunasid õmmeldakse, sest mulle tunduks loogiline, et need nagu paranevad ise või ma ei tea, ma ei arvanud, et päriselt nagu keegi õmbleb silmamunasid. Aga tuleb välja, et õmbleb küll. Ja siis mul tuli kerge paanika nagu, et ma ei tahaks väga, et keegi mu silma õmbleks. Nii et siis viskasin kohe palved peale ja oli lihtsalt mingi, okei, jumal, please aita mind, nagu ma ei taha minna oma silmamuna õmblema. Ja siis ta ütles, et okei, et arst nagu täna ei hakka tulema või täna me ei hakka siis õmblema, et tule homme tagasi hommikul. Ja siis ma läksin esmaspäeva hommikul tagasi, oodasin seal üldjärtsus äkki mingi tunnikese ja siis võeti vastu. No siis ma juba sain aru, et tegelikult asi ei ole nii hull, sest muidu mind oleks nagu kohe võetud, on ju. Aga siis läksin kontrolli ja öeldi, et on küll haav, aga et saab salviga ravida ja põhimõtteliselt esmaspäeva õhtuks mul juba palju parem olla. Teisipäeval mul juba silm väga enam ei valutanud ja täna on siis neljapäev, täna ma lähen siis nagu veel järelkontrolli, et kuidas see haav on paranenud. Aga ma arvan, et tegelikult kõik on hästi, sest et mul ei ole üldse valus enam. Tegelikult on nagu enestunne väga okei, et eks näis. Aga ma peangi nüüd hommikusöögi tegema, ma teen munavõi valmis ja siis hommikusöögi söön kõhu täis ja siis jääkohv muidugi ka.
ja siis lähme arsti vastuvõtule. No nii, kuulan siin seda Ta ütles jah podcasti. Täiega meeldib, minu meelest üli põnevad teemad, isegi kui olen juba ise mitu aastat abielus, varsti 6. Igal juhul hommikusöök sai valmis, siin all on munavõi, kurk, tomat, salat ja peekon. Ja siis üks tavaline Selveri pasteediga pasteedivõiku ka. Ja muidugi jääkohv, nii et kühveldame selle sisse ja lähme arsti juurde. Nii, nüüd meil on väga-väga kiire. Peame ennast tuttu korda settima. Ma pesin pead viimati üleeile, ma ei mäleta, igal juhul ma pean laskma seda kujušampooni. See maksis hingehinda, aga ma ei ole aru saanud, kas see töötab või mitte. Seda tuleb niimoodi spreina lasta. Ehk siis ta ei ole aerosool. Ma tegelikult mõtlesin täna hommikul pessu minna, aga siis ma sain aru, et ma lähen ju õhtul trenni. Ehk siis mul tegelikult ei ole mõtet pesta. Pesen õhtul pärast trenni. Nii, ma lasin nüüd mõlemale poole ja ta peab natuke kuivama. Pesen nii kaua hambad ära ja siis vaatame, mis tulemus on. Nii, vaatame, mis seis on siin vahepeal. Tegelikult ma peaks juba liikuma. Aga vist on päris okei tegelikult. Petab ära küll. Nii et teeme kiirelt kulmud veel keeliga üle. Ma ei näe väga hästi, mis ma teen, mul ei ole prille peas praegu, aga paar päeva tagasi värvisin neid. Ja nüüd käbe arsti juurde, mul on 9.30 aeg, kell on 9.11, 12. Aga ma sõidan ka sinna kliinikusse suht kaua, kliinikumi, nii et tõmbame ürbi selga ja let's go. Naabrikassid nii armsalt akna peal seal. Oi jah, endal mingi mega kiire, aga filmib naabrikasse. Hea küll. Nii, arsti juures on käidud. Ma seal filmisin mõned üksikud klipid telefoniga. Kaamerat ei julgenud välja võtta. Ilmselgetel põhjustel, sest tegu on kliinikumiga ja seal on palju võõraid nägusid. Igal juhul väga hästi läks. 2 arsti võtsid mind vastu ja nad ütlesid ka, et nii hästi on paranenud, et pole isegi väga näha. Eks ühesõnaga see salv on väga hästi toiminud ja ma väga tänulik selle eest, et see on ilusti paranenud. Et minust ei saagi melelöövlit, aga kui te mõtlete, kus ma nüüd olen, ma ei ole siin väga ammu käinud, ma olen Saialille pagariäri ees ja ma lähen võtan mõned saiakesed, because I can. Tegelikult on tööjuhtide teiste saiakaste järgi, aga siin on tuuletasku ja siin on mini Pavlova. Mina näen iga kord neljapäeviti nende Facebookist, et nad teevad neid, teate neid vanaaegseid, need suhkru nagu pisikesi kringleid, kas äkki lehtaignast ja nagu ma lihtsalt armastan neid ja ma kunagi ei satu siia neljapäeval ja nüüd, kui ma tulin neljapäeval, siis neid ei ole või siis neid lihtsalt veel ei ole. Siis kell alles hakkab 10 saama. Okei, kui te näete, siis mul on siin need sõjaarmid. Täna ei ole jummiga pand ega midagi. Ainult kulmud korra kammisin üles. Ja mina olen nüüd 3 päeva üksinda kodus, sest Miku läks meestega Barcelonasse reisile ja tähistavad Rommi sünnipäeva, lähevad, vaatavad kossumängu ja lihtsalt naudivad natuke soojemat ilma kui meil siin. Nii et saan üksinda kodus olla. Meie kassid on nüüd 6 aega dieedil olnud. See tähendab seda, et neil ei ole kogu aeg kauspilgeni täis, vaid saavad 60 grammi päevas, sest kui ma empsin sõvapäeva paiku käis neid toitmas, siis ütles, et Griffen on liiga paks. Ja Kemsu kaalus 5 kilo, Griffu kaalus 7 kilo. Me ei ole nüüd uuesti kaalunud, aga kui 2 nädalat sai täis, siis nad olid juba 200 grammi mõlemad alla võtnud, nii et Kemsu teeb taigent, et siis sinna tuttu minna. Just see nii naljakas, kui kassid seda teevad. Kas nad seavad endale siis aset niimoodi valmis? No. One eternity later. Nonii. Oi, kui hea asja, ma sa tegid endale valmis, Kemsu. Kemsu tšaadžib. Mul tuli pakk Zalandost. Nii, ma tellisin sellised rasedad tuusid, sest mul on praegult ainult 2 paari ja ühega ma käin kogu aeg. Ühed maiproteiini omad, mis mul üks jälgi andis. Igal juhul sellised vaba ja nagu retuusid, kuhu kõht ilusti sisse mahub. Ägeda tekstuuriga, vaatame, kas lähevad jalga ka. Ja siis tellisin pikki sokke. Naigi omad siis
et ei peaks need sääred külmetama. Mul ei ole väga palju pikki sokke, nii et need kuluvad ilusti ära küll. Aga ma ei teagi, mis me nüüd teeme, lihtsalt lebotame. Peaks kassidele selle automaatse toitja ka ära tellima, kus on 2 kaussi, siis need saavad sealt 4 korda päevas tuleb automaatne toitja. Annab neile krõbu ja me siin Kemsuga lõpetasime ja ma tellisin neile selle automaatse toitja ära. See peaks jõudma 6 aja jooksul. Aga ma tahtsin näidata, et kas te näete, mul ei ole abielusõrmust, aga mul on nagu sisse soonitud see, sest et no maikuus saab 6 aastat, kui ma olen seda sõrmust igapäevaselt kandnud, ma ei ole kordagi seda ära võtnud, aga kuna mu käed ja jalalabad on üsna paistes või lähevad paistesse ja mul nagu sõrmed kuidagi valutavad, eriti hommikuti, siis oli viimane hetk see sõrmus ära võtta, enne kui see tuleb mingi relakaga maha lasta, sest et see ei tulnud väga hästi ära. Ma panin Reitsilt nõudepesuvahendit ja nagu Reitsilt. Ja siis lõpuks nagu, no see jäi siia täiega pidama ja see oli nii valus ja siis ma lõpuks sain selle ära tõmmatud. Ja lihtsalt see nagu, mitte vabadus, aga kuidagi, mitte ka pingelangusega, ühesõnaga ma tundsin, et ta on nagu nii surutud siia näppu ja tegelikult täiega nagu valus oli juba. Et see lõdvestus siis ma ei suuda seda õiget sõna leida. Ühesõnaga, päris hea tunne oli, kui midagi ei pigista su sõrmes, nii et see mul nüüd siis öökapi sahtlis, ootab, kui ma kunagi ära sünnitan. Ja siis saab uuesti sõrme panna, aga jah, see juba läks maru kitsaks seal. Nii et ma võtsin sõrmus ära. Ja nüüd ma arvan, mul on plaan triikida ja natuke korrastada kodu, koristada. Ja beebi asju veel natukene kappi ära panna, et siis saab selle kontoritoaga enam-vähem korda. Ja siis ma saan teile näidata ka, mis uuendusi me seal teinud oleme. No nii, ma näitan teile. Mul on siin suurust selge organiseeritud. Lühikesed podid, pikad podid, püksid. Ja siin on natuke suurem suurus ja mingisugused kreemid ja lutid ja asjad. Ja siis siin on juba suurema lapse omad, aga mul nagu veel suurema riided alates aastast on eraldi pandud ära suurde kasti. Vot, nii et niimoodi olen praegu organiseerinud. Ja siis siin on meie Pliksu suur kapp. Panime selle hiljaaegu kokku ja siin on siis kõik kleidikesed ja asjad, mis tahavad rippumist saada. Siin on mütsid, siin on sokid. Siin on see karp, milles ma Mikut üllatasin, aga see on tegelikult täitsa tühi, nii et ma panin kõik need rasedustestid ja asjad beebiraamatusse ja beebiraamat on siin sellise tellisin. Ma tegin päris pika researchi ja see tundus nagu kõige mõistlikum. Selline sisukord on seal. Lasin pildid printida, siia panin siis rasedustestid ka. Ja kirjutasin siia teksti ja siis kaartikese panin siia juurde. Ma pean seda kuidagi veel kinnitama siia, ma ei tea kuidas, aga pole väga palju ruumi. Vot sellised lood siis praegu. Olen seda siin usinasti täitnud ja rohkem ei olegi täitnud, sest et ei ole veel midagi, mida täita. Ja ma ikka hoogsalt triigin siin. Tegingi Pliksu riided, kõik triiksin ära ja nüüd siis triigin näorätikuid ja pluuse ja siit peab pesu kokku panema. Ja siis ma saan teile näidata, milline see tuba välja näeb, muidu pool tuba võtabki see pesurest enda alla. Ma ütlen teile ausalt, ma vahepeal sõin lõunat ja magasin üle tunni aja. See on mul tavaline, ütleme, rutiin igas päevas või noh, väga harva neid päevi, kus ma ei tee lõunauinakut, sest et ma lihtsalt ei suuda eksisteerida ilma selleta. Igal juhul. Nüüd ma panin oma trennikoti mingi 3 mintsaga kokku. Mu eesmärk on iga nädal 3 korda jõuda trenni. Ja eelmine nädal mul see õnnestus ilusti, mõni nädal on natuke kehvem. Lihtsalt iga nädal ei jaksa 3 korda, aga enamasti küll. Ja see on väga mõnus tunne. Ja kuna Diana tegi siin hiljuti oma body balance'i paberid ära, siis ma üritan teda igast küljest toetada ja kaasa elada, nii et ma üritan tema body balance'itesse kõige rohkem jõuda. Panin kella käe peale, kell on 17.50, 18.15 hakkab trenn. Peakski vaikselt liikuma. Nagu, mis mulle Tartu juures kõige rohkem meeldib, on see, et siin on nii väiksed vahemaad.
mitte nagu Tallinnas, kus me just teisipäeval käisime emma sünnal ja seal me pidime punktist A punkti B sõitma 50 minutit. Ja see ei ole okei nagu. Et Tartus ma sõidan põhimõtteliselt siit kesklinna mingi 6 minutit autoga. So yeah, igal juhul lähme teeme trenni ära. Ja kes saavad wifi täpsi, võtad... Trennis käidud oli väga mõnus. Raske ka, selline omajagu piisavalt raske. Õnneks mul on mingites kohtades ikkagi alternatiivid, et ma ei pea tegema nagu nii korralikult võib-olla kui teised, aga siiski ei saa viilida, ei saa. Igal juhul ma käisin ka pesus, panin juuksed krunni, sest et ma higistan muidu ka palju, on ju, aga see rasedus ja need lisakilod nagu ma higistan terve aeg päevast. Ehk siis, kui ma on juukseid palju ka muidugi, kui ma neid föönitama asun, siis mul läheb esiteks mingi 10 minta vähemalt, mis tähendab seda, et ma olen just tulnud pesust, ma olen just ennast riidesse pannud, mul on niigi palav ja siis ma veel föönitan, mis on nagu ekstra palav tegevus. Igal juhul pärast trenni käisin veel Rimis otsimas ühte jäätist, mida Pargikodu Insta näitas, kus on mingid šokolaaditükid ja mingi soolakaramell ja nagu preemiama on see vist. Seda ei ole väikestes Rimides. Ja see häirib mind. Ma käisin eile, vaatasin Raadil, seal Puieste Rimis ei olnud. Käisin täna kesklinna minirimis, ka ei olnud. Nii et mina ei tea, igal juhul. See on võib-olla siis Prismades või kuskil Selverites või midagi pean homme minema otsima, sest nüüd mul on seda ju vaja, nagu kindlasti vaja. Ütleme nii mõnus trenn oli. Aga mul on see värk, et iga kord, kui ma uinakut teen, vahet ei ole, kas see on pool tundi või tund aega, ma ärkan üles, mul süda paha. Ja mul alati meenub mu esimene trimester, kus mul oli nagu terve aeg süda paha. Hommikul ärgates, kuni õhtul magama minnes ja see oli rõve. Mul oli tegelikult kuni 16 nädalani väga hull iiveldus ja nagu te mäletate, siis ka verevalumid silmades. Nii et sellepärast see, mis mul siin on see verevalum praegu, see ei ole mitte midagi hullu. Ma olen täiesti nagu, ma isegi ei näe seda. Ma teen kassidele, panen krõbu nüüd. Siis ma teen endale toidusoojaks makaronid hakklihaga. Ja siis, ma ostsin eile Rimis seda maapähklivõid, crunchit, nii et äkki ma teen happu õunaga snäkke ja vaatan Vaprad ja moodsad, see kus see Haru perekond on, vantsid siis. Nii et mõnus tegelikult, täiega mõnus ja nagu ma igatsen külmikut, aga vahepeal nii hea, kui saab ka eraldi olla, et kui sa niikuinii kogu aeg 24/7 koos, sul on ühised sõbrad, sul on ühised hobid või näiteks me terve pühapäeva tegelikult ju oleme täiesti koos, et me lähme hommikul kirikusse koos, siis meil on kodugrupp üle pühapäeviti, et kogu aeg nagu oled selles rattas, vaata, ja siis ei saa isegi aru, et nagu kohati veider on nagu eraldi olla, aga samas see nagu nii värskendav ka. Nii et hea meelega saatsin Miku Barcelonasse, las naudib ja las hängib poistega, et algul oli nagu kahe vahel. Ta pigem oli mingi, ei, ma ei lähe, vaata, ja ma olin mingi, miks? Nagu miks sa ei lähe, et ikka julgusin minema. Sest ma mäletan, kui äge trip meil tegelikult oli naistega Itaaliasse ja ma tahaks kindlasti kunagi seda korrata. Et sellist ülivinge. Ja ma loodan, Mikul on vähemalt sama äge aeg Barcelonas. Võt, aga asume siis õhtuste toimetuste juurde. Mul veel ei ole tegelikult söögiisu, sest et mul on süda ikka veel paha. Märksin natuke liiga hilja. Lükkasin äratust edasi, märksin 17.30. Siis ma olin korraks telos ja siis 17.50 tegelikult pidin juba ära liikuma. Mis tähendab seda, et ma tegelikult enne trenni ei olnudki korralikult üles ärkanud. Aga ei tiis või tiis. Ja see meenutab mulle. Pean salvi panema silma ka. Ja siis ma panen kassidele krõbu. Kriife, millega sina tegeled? Ei, sul on enda kassi muru, mida närida. Emme kõrralisi ei näri, on meeles. Emme kõrralisi ei tohi närida, Krifu. Ei, see on juba mitu tükki ära murdnud mul siin. Emme ise korjas need ja lasi lakki peale ja kuuled või? Kuule väike paksu. Muideks Krifu pole mingi 2 nädalat oksendanud või 3, sest et ta ei kugista enam, sest me paneme ta neile väiksemad portsud ette, sellepärast nad ongi diedil tegelikult. Esiteks nad on paksud ja teiseks või Krifu täiega oksendas, nii et ma arvan, et see ongi sellega seotud. Krifu, mis sa teed? Ai, emme ei luba. Emme ei luba, Kriffen. Jah, kas nuusutad kõike, mis ei teab?
Sul on ka kõht tühi, tahaksid ka krõbu süüa ja tahaksid krõbu süüa, Griffen? Tahaksid? Mis? Krõbu. Nii, mul on siin mingi rätikukast, mille ma pean üles tõstma. Ma ei tea, ma kunagi ei viitsi seda teha. Ja paneme silmasalvi. Väga mõnus. Kellel on mingi silmafetiš, siis see on teile. Ei tea, kas siuke asi on üldse olemas, aga ma vaatan siit peegeltsest. Hops. Nii. Siuke nagu liimi konsistentsiga natukene. Ja ma pean liigutama silmamuna, et see laiali läheks. Aga jah, arvestid täna ütlesid, seda pole põhimõtteliselt isegi näha enam, nii et ma väga õnnelik, et see nii hästi taastub. Kes tahaks? Ma ei näe ühtegi. Kas Griffen tahab? See on siis nende 3. toidukord täna. Ma tean, et taldrikud näevad väga näestid välja, aga ma tegelikult nagu eile alles vahetsin neil. Äkki ma kõike ei pane. Tegelikult see oli nende nagu päevane kogus vist ka, mis Miku pani. Miku tavaliselt tegeleb nende mõõtmiste asjadega. Nii. Kemsu. Kemsu. Tule siia, Kemsu. Ei, Griffen, oota, ma annan sulle enduma. Griffen. Griffen. Griffen, vaata. Opsti. Ei, igaüks oma taldrikus. Ei. Tisu. Kas võite nälgus või? Väike ASMR ka. Griffen mõnikord isegi hammustab oma 5 hambaga. Kemsu hammustab tihedamini, tal on rohkem hambaid. Nii, minu gourmet õhtusöök siis. Makaroni takklihaga praetud, väga praetud. Ma armastan praetud makarone, nagu nii hea maitsega. Siis kurgitomati salat, hapukoore ja kodujuustuga, natuke majoneesi. Ja siin siis hapu õun ja maapähklivõid, panen sinna peale ja siis snäkin, nii et ma hakkan nüüd vaatama mitte seda, aga vaprad ja moodsad tuleb hoopis meil täna vaatamisele, sest täna neil tuli uus osa. Ma hakkan magama sättima, vaatan Maaliti vlogi veel, siis täitsin oma veepudeli ära. See on mul must have siin. Öösiti vetsus käin, siis kurk kuivab, võtan väikse lonksu ja uuesti magama. Ma käin umbes 4 korda öö jooksul vetsus või 5 korda, oleneb ööst. Hashtag rasedus. Mis mul veel siin kapi peal on? Kätekreem, kehakreem, veel üks kehakreem. Ühe kehakreemi just hiljuti viskasin ära, siis sai tühjaks. Raamat, mis mul loen praegu. Ja piiblid. Tere hommikust, Kemsukene. Kas sa oled kraanikausis või? Kas sa oled kraanikausis, mis? Joo, siis me väike musiroll. Tere hommikust. Kell on 9 midagi. Ja mind äratati täna 6:43, kui Kemsu minu otsast ronis. Ja kui ma üritasin teda enda roiete pealt maha lükata, kus ei ole isegi tekki, ehk siis ta oli mu palju naha peal, siis ta otsustas siit kaudu põgeneda. Nii et sain väikse, sain väikse, aitäh, Kemsu. Sain väikse lisajoonis oma põse peale, aga ma panin neile krõbu ette natuke ja läksin magasin edasi, sest et nagu see ei ole inimlik lihtsalt inimest äratada. 6:43, kui ta ei ole öösel magada saanud. Ma ei tea, kas ma häälest on kuulda, aga mul on jälle nohu. Tegelikult mul on olnud konstantselt nohu viimased 5,5 kuud, kui ma olen olnud rase. Ja see on reaalselt üks raseduse nagu sümptomitest või nagu, et see on normaalne. Ainus asi, mida ma saan võtta, on sinuplett ja ma olen seda võtnud. Ei aita. Absoluutselt. Ja nüüd mul on mingisugune köhapoiss ka tulnud, et ma mõtlesin tegelikult täna hommikul minna trenni, aga ma sain aru, et see on tegelikult pigem halb mõte, et ma lähen kuskil lihtsalt jaulutama loodusesse. No, sa tahad ka midagi öelda või? Sa tahad ka midagi öelda, mis? No, sütad jah. Panin Kemsule kraani käima, talle meeldib hästi väikese survega vett juua kraanist või siis vahepeal ka lihtsalt vaadata, kuidas see vesi seal jookseb. Sellest on nii naljakas. Mis sa teed, Kemsu? Seal ei ole midagi. Miks kassid nii veidvad on, ma ei saa aru? Võid otse kraanist ka juua. Oskad küll.
Igal juhul ma käisin täna öösel mingi 6 korda vetsus või? Ja nagu ma olin kogu aeg põhimõtteliselt ärkvel. Et ma nagu ei tunnegi, et ma oleks väga maganud. Seega jaa, see kella 6 äratus oli nagu vahva. Igal juhul ma natukene sirgetan, sest eile ma panin oma föönitud juuskid krunni ja siis nad elavad siin oma elu, nagu te näete. Ja ma pean nuuskama, mu nina on nii kinni. Aga teeme siukse rahuliku päeva, nagu eile. Ja sirgedan ära ja siis hakkame hommikust sööma. Telehommik käib vaikselt taustaks või no ma panin korraks pausile, ma pean korra keskenduma. Siis siin on mul riste vabatahtlike tabel, ma pean story'd ajastama laupäevaks, et kutsuda teenistusele inimesi. Kiisudel käib parasjagu tagaajamine ja Griffu tahab vist kappi hüpata, ta on seal selle valge kummuti peal, mõtleb mida järgmiseks teha. Lakub käppa korraks ka. Ja siis ma panin ahjuga kütte ja ma avastasin, et ma olin kontoritoas jätnud ööseks või noh, tegelikult terveks eilseks päevaks ja ööks kogemata akna lahti. Mõtlesin, et kuidagi kahtlaselt külm on siin. Nii et ahi kõeb, kiisud panevad hullu, mina teen läpakas veits asju. Ja nii, kas te leitsite pingpongi palli või? Tegelikult ma vaatan, kas valitsus tehakse. Oih, Griffon, kus kodus nüüd pall? Otsi ülesse. Griffu, kus kadus pall? Otsi ülesse, Kemsu ootab. Griffu. Kemsu läks ta ise kastanit tulest välja. Saad, Kemsu. Tõmba käppaga üle sealt. Tubli. Tule selle palliga. Tubli oled. No, hirmus või? Hea küll. No nii. Ups. Väiksed laiskostid. Tiri, Griffu. Sa tulid pai küsima või? Griffon. Sa oled nii pai koss. Tšau, Griffukene. Kemsu on enda pesas, ehk siis pleedi pesas. Käpad üle ääre ilusti. Kuulaks seda nurru. Lähme loodusesse jalutama, nagu ma lubasin. Ehk siis, kuna trenni täna ei lähe, siis lähme jalutama. Ja ma mõtlesin, ma võtan Leenu kaasa. Ma ei ole Leenuga väga mu tiirul käinud. Nii et kuna temal nüüd on üles kasvatatud 5 kutsikat ja kõik on oma kodudes, siis ta on nagu väga dramaatiline on selles osas, et kui nagu ma raadile lähen, siis ta on kohe siuke hästi vaesekene või nagu jookseb üli rõõmsalt vastu ja see on mingi oota, et ma ju kasvatasin 5 last üles, et mul on tegelikult väga raske. Nii et ma võtan Lentsu kaasa ja me lähme sellisesse kohta nagu Roiupalu matkarada. Enda teada ma ei ole seal käinud, mulle meeldib avastada uusi matkaradu, sest et Eestis on nii ägedad matkarajad. Seega me lähme sinna ja kõigepealt lähme korjame Lentsu raadilt peale. Ma vist pean ta kuskile transpordikotti panema. Vaatame. Nii, kuna ma kogu aeg higistan, siis ma panin lõpuks endale lihtsalt selle paksu kampsuni alla ja tulejope. See veel mahub mulle. Natuke juba pigistab, aga veel mahun siia. Nii et let's go. Kuuled seda linnulaulu, ja? Jõudsime kohale. Parkisime siia ära. Ja nüüd ma võtan Lentsu õiged traksid. Alguses ei leidnud õigeid raadilt. Aga nüüd leidsin. Kas lähme jalutama või? Kas lähme jalutama, joo? Sina ja mina. Tule. Opsti, oota. Oota palju. Kohe. Oota. Lentsu tudus ilusti puuris. Siis kui siia tulime. Selline rada siis. 3 kilomeetrit. Tundub väga nice. Egas midagi.
paneme auto kinni ja paneme ajama siis. Huvitav jah, et ma varem nagu pole siia sattunud. Kuidagi need kõige tuntumad kohad on läbi käidud, aga selline koht nagu Roiupalu matkarada siia polegi veel jõudnud. Siin on mega ilus ikka. Joo, tšau! Kas sina saad vabalt juusta või? Vaatsi, et siin raja peal ei ole kedagi teist peale meie, nii et lasen tal praegu vabalt juusta. Ülimõnus koht nagu. Selles mõttes taevaskoja kõrval täpselt, aga täitsa teistsugune rada. Nii et lähme avastame edasi lentsuga. Flexu tagasi paneme, siis meil on siin autotee praegu kõrval, aga oi vana, ronimist on siin omajagu. Just ennem saime ka ronida, aga samas kui rahulikult omas tempos kulgeda, siis on päris mõina. Okei, siin on veits huvitavat jõulukooti, aga vaatan, et kallid kaasmaalased on siia raja just ette teinud, kui mujalt liikuda on liiga märg, siis saab ikka siit. Oota, lentsu ära, mina pole sisse, palun. Juu. Oi jah. Siit üle vatsab ka. Okei, lentsul tuli suumi. No, kas sa oled hädas või? Tule vaata, hüppa üles ja toksast, tule. See tubli koer. Hopsti, jah. Nii, juua. Vot, siit saad juua, jah. Leenukene. No, sa ei pea nii kaugele minema tegelikult. Aga okei. Kust iganes sa juua saad? Võta juua. No nii, tund aega ja 3 kilomeetrit hiljem ja me oleme ikkagi ainsad siin parklas. Nii, ma viisin Leentsu raadil ära ja ma jõudsin koju ja mul on siin väga näljased kassid, sest nad sõid viimati kell 7 või noh, enne 7. Ja mina olen ka väga näljane, sest ma ei ole lõunat söönud. Ma olen 2 väikest müslibatooni hinge alla pannud, aga kell on 4 saamas. Ja ma pole söönud lõunat. See on natukene halb. Ma ei mäleta, kas meile teile näitasin, aga ma tegin siis selle toa korda siin. Panin triikimislaua ja pesuresti kokku. See siin vahepeal likvideerimist. Ma ei tea veel, kuhu neid panna. Aga igal juhul selline ta meil on. Siin on siis see vaip, mis me just ruugist ostsime. Ma loodan, et ükski kass sinna ei otsusta oksendada, sest seda on päris raske puhastada. Aga ülipehme on see küll. Ja Kemsu tuli ka näitama tuba. Kas oli hea krõbu või? Oli hea krõbu. Siin on meil siis diivan. Miku pani oma kitarri hoopis sinna. See oli ennem muidu seal. Aga siis kapp tuli siia. Meie pliksukapp. Ja siin on kontorilaud nagu ikka. See ei ole oma asukohta muutnud. See on tädi Aeda kingitud lill. Või noh, taim, mitte lill. See on kassimuru, mis vaikselt hääbub, aga vahepeal ärkab ellu jälle. Ei saa aru temast. Ühesõnaga siuke see tuba on ja päris mõnus pliksu jaoks, ma arvan. Saab siin asju kapis hoiustada ja see on imetamispadi, mis ma ühelt jälgelt sain. Ma ei ole seda kotist välja võtnud. Vot, nüüd siuke nunnu tuba ja selle mängukaara sain sõbrannalt ja siis selle lamamistooli või beebipöörni tooli siis ostsime sõpradelt. Vot nii, aga nüüd ma lähen sööma. Miau. Ma lähen nüüd saunakale. Ehk siis Liisa kutsus nende poole hängima ja kuna mehed on Barcelonas, siis meil on naistekas, kui neil on meestekas. Nii et panin saunasid kokku. Siin nad mul on, rätik ka ja lähme poest läbi. Mu missioon on see õige jäätis üles leida. Ma ei tea, kas koopis on, ma loodan, et on. Ja siis teeme sauna ja chillime. Mina, Liisa ja Liivi siis. Ma olen kodus tagasi, aga mul on teile rõõmusõnum. Ma leidsin Kvisentali koopist selle jäätise, mida ma olin nii kaua otsinud ja meil oli väga-väga mõnus saunaõhtu ja lihtsalt mängisime Face10-i, mina võitsin ja lihtsalt nautsime aega ja sõime lasagnet, nii et väga korda läinud õhtu. Nüüd ma olen kodus, kell on kohe 11 saamas. Mul on homme kell 7 äratus, et minna Tallinnasse. Juba teist korda sel nädalal, aga saame hakkama. Igal juhul, nagu te juba aimata võite, siis mul on siin väga näljased kassid, kes tahavad nüüd ja kohe krõbu saada. On nii või? Kas on nii või? Teil on päris palju krõbu alles muideks, sest täna te saite 3, mitte 4 korda süüa. Griffen. Keegi käib mul siin juba jalgade, mõlemad. Ja Kemsu. Kemsu. Ops, oota. Grifu.
Grifu, tule siia. Need isumusirollid. Mina siin jälle toetamas, sest et ainus stand, kuhu peale teeb panna, on vannitoa riiul. Ma olen nii väsinud. Ma ei teinud täna lõunainnukut ka, sest mul ei olnud aega. Ja käisin pikal tiirul jalutuskäigul lentsuga. Ja ütleme nii, annab tunda ja see saun tõmbas ka korralikult läbi, aga enne veel, kui me suundume magama, mida me tegelikult peaks juba tegema ammu, siis on vaja panna salvi silma. See on mingi antibiootikumi salv. 3. kord siis täna panna seda silma, siis ma panen homseks riided valmis, sest et ma vihkan hommikul riidete valimist. Ma olen nii unine, ma ei ole hommiku inimene üldse. Ja siis ma lihtsalt loodan, et hommikul on tõukse, millega bussijaama minna, sest apparently ma hakkan kohe higistama, kui ma mingisugustki füüsilist asja teen. Aga see on mul põhimõtteliselt alati olnud, nii et ei taha higisena Tallinnasse minna, aga ma ei pesnud täna juukseid sellepärast, et ma pesin neid eile ja ma tahan hommikul pesta maha oma fake tanni, mille ma kohe peale panen ja siis ma pesen ka juuksed ära ja föönitan ja sirgendan. Nagu naiste elu on lihtsalt nii raske. Su terve elu lihtsalt keerleb su juuksepäeva graafiku ümber. Ma tean, mehed ei saa aru sellest, aga see on päris asi. Tavai, peseme hambad ära, paneme silmasalvi, paneme fake tanni ja lähme tuttu. Tere hommikust! Tere hommikust! Kell on 7:31 ja mind tegelikult äratati täna 6:30. Sest et kiisud tahtsid süüa ja nad lihtsalt mõlemad turnisid mu otsas nii räigelt, et ma pidin korraks üles ärkama, süüa panema. Siis läksin, magasin veel pool tundi ja siis käis uuesti äratus. Nii et selline mõnus unetu öö jällegi selja taga. Ma ei viitsi. Aga samas õues on ilus päiksine ilm, nii et äkki see nagu mingit motivatsiooni annab. Igal juhul ma teen endale hommikusöögi valmis. Ma hakkasin ütlema kiirelt, aga no see ei käi kunagi kiirelt. Ja siis tegelikult mingi 8:30 ma pean juba liikuma, otsima tõuksi ja kell 9 läheb buss. Reaalselt mul on isegi aega üle, kell on 8:31 ja ma lähen võtan tõuksi, sõidan bussikasse ja viimast korda veel siis vaatame mu sirgeid juukseid, mu sätitud soengut, sellepärast et tõuksiga sõites läheb see kõik full lappe, sest see tuul on lihtsalt nii hull. Seega tore, et ma ennast sättisin, aga kauaks see ei kesta. Näitan teile kiirelt oma outfiti ka. See on minu siuke go-to nagu bluus, Sheinist tellitud. Sorry, lihtsalt Eestis ei ole absoluutselt valikut. Siuke mõnsa punu ja siis need retuusid, mis ma näitasin, mis ma sealt Zalandost tellisin. Ja päris mõnnad on, võtavad küll juuksekarvu päris kiiresti külge, aga väga mõnusast materjalist väga venivad ja siis need uued sokid ka. Nii et tõmbame jope selga ja Tallinnas ma filmin teloga, sest kaamera lihtsalt ei mahu mu väiksesse käekotti kaasa. See on juba niigi fullis, nii et siit edasi ma vlogin siis teloga. Nii haigelt mõnus ilm on täna, päike paistab ja kuidagi selle päiksega tuleb mingi uus inimene minus välja, kes viitsib asju teha ja kes näeb asju helgemalt. No nii, mul tõuks ilusti siin illuka ees ootamas. Nii et let's go. No tere Tallinn, siin on mingi korralikud ümberehitused, nii et me tulime megatiiruga bussijaama ja nüüd ma ootan bussi, et minna Viru keskusesse ja ma saan ka isaga kokku ja lähme kuskile sööma. Okei, ma lähen ikkagi trammiga linna, vaatasin, et trammid ikkagi liiguvad, aga no siit on kõik kinni ja full üles kaevatud. Vana ja Tallinn. Ei ole vist ühtegi korda, kui ma siia tulen ja siin ei ole midagi üles kaevatud. Näiteks praegu siis siin bussijaama ees nüüd selline siis friika, kuidas ma siit üle saan. Kadalaav Tallinn lihtsalt. Kell on jõudnud sinnamaale, et on saanud 4. Meie käisime vahepeal Kaisaga söömas, siis käisime, vaatasime Paavlis ringi ja Kilomaksis ja ütleme nii, et Paavlist ja Paavli hangaarist oli päris hea saak. Kokku vast mingi 17 eurot. Ja nüüd ma proovin kuidagi siit Paavlist saada Kalevi spordihalli, kus on Emma võistlused. Esimest korda siis, et kui ta muidu esineb rühmaga koos, siis seekord on esimest korda individuaalkava. Ja tädi on natuke närvis. Eks ma muidu ka pisardan, kui ta esineb, aga ma arvan, et täna ma pisardan nagu topelt. Nii et saab põnev olema, aga jah, ma siin tuterdan oma saagiga ja Emps tuleb ka vaatama, nii et me saame õhtul koos koju minna. Siin on ka korralikult kõik üles kaevatud, aga õnneks tramm liigub, nii et seegi hea. Võtsin kafeinist oma tänase 3. kohvi, ma muidu ei joo nii palju kohvi päevas ja 1 croissanti ja nüüd ma lähen siis Kalevi spordihalli Emma võistlusi vaatama.
Kalevi spordihallis kohal ja esimene peatus muidugi tualett. See on siuke regu mingi 10 korda päevas. Aga lähme siis vaatame, kuidas Emma võimleb. Tädil kõik silmad ära nutetud. Tere õhtust või tere ööd. Kell on 12. Täpsemalt 12.26 ehk siis 12:30 öösel. Ma jõudsin koju tegelikult enne 11 natuke. Kemsu laamendab siin. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ühesõnaga ma jõudsin koju enne 11 ja siis ma mõtlesin, et ma tahan Mikule üllatust teha. Ta ei ole ju nüüd 3 päeva kodus olnud, et teeks homme hommikul pannkooke. Ja ma läksin Prismasse, ainus pood, mis veel lahti oli. Ja ostsin maasikaid ja banaane ja mingi kohupiimakreemi ja sükseid asju. Et oleks hommikul mida siis pannakate peale panna. Jätsi ostsin ka. Nii et siis homme hommikul teen sükse varasema äratuse. Mitte, et täna poleks olnud juba kell 7 äratus. Aga siis ärkan varem ja teen pannkooke meile. Siuke nunnu hommik enne kirikut. Nii et jaa, siuksed plaanid siis. Aga Tallinnas käik oli väga edukas. Väga mõnus aeg oli Kaisaga. Siis me käisime Kilomaksis. Siis me käisime Pavlis. Ma sain väga palju ägedaid asju. Ja nagu koti täis. Manti. Võib-olla mõnda näitan ka siis. Selline näiteks. Jakiken oli 2 eurot. Need püksid olid mingi 30 senti. Need ka 30 senti. Need ka 30 senti. Need ma siis sain Angaarist, mis on need nagu odavamad ehk siis 30 senti. Mütsikese ostsin ka. Need on kõik lihtsalt nii armsad. Siis selline podi ka 30 senti. Veel üks podi 30 senti. Püksid 30 senti. Okei, ma näitan kõike siis. Kui sind juhitas, võid edasi skippida. Selline üliarmas tammetõru set 3 eurot. Ehk siis püksid ja selline pusa. Siis selline tudukas 4 eurot. Siis Kaisa leidis sellise üliarmsa kampsiku 2 eurot. Ja nagu see kapuuts on nii nunnu. Siis ma ostsin Deco ka. See oli 2 eurot. Ja suure saladuskatte all ütlen, et meie lapse esimene nimi algab M-tähega. Ja ma leidsin sellise kardigani. Nii et ostsin ka selle muidugi. See oli 2 eurot. Ja siis viimasena selline üliarmas podi jällegi. Ma ei leia sellel praegu hinda, aga ju ta kuskil 1-2 euro kanti jäi. Aga Tallinn oli nagu Tallinn ikka. Ma käisin kohe nagu linna jõudes vetsus, sest et nagu rasedus. Maksin Viru keskuses 50 senti selleks, et kellegi teise pissi koristada prill-laua pealt. Nagu kui rõve. Nagu kui sa käid vetsus ja sa näed, et sinust jääb järgi mingi nagu pissine prill-laud või pidudu selgedega pott, siis palun tee need puhtaks, nagu see ei ole minu ülesanne seda teha. Ja mul on nagu siuke kiiks, et ma ei saa ju ka sealt ära minna niimoodi, sest et see, kes tuleb pärast mind, arvab, et mina tegin. Ja mul on siuke tunne, et see on siuke universaalne probleem, nagu ma ei ole ainus, kes sellega tegeleb. Et palun koristame enda järelt, kui see on lihtsalt rõve. Üldjoontes oli väga tore, väga ilus ilm oli. Lihtsalt siuke mõnus aeg ja Emma oli nii tubli. Nagu ta võimles nii hästi, ma olen nii uhked üle. Nagu ta oli juba 8-aastane ja lihtsalt nii äge tšikk, nagu nii äge. Et jah, ma olen tõesti väga uhke tema üle. Võt, aga kell on 12:30 läbi ja ma olen nii väsinud. Ja Miku jõuab ka varsti koju, nii et head ööd ja näeme homme hommikul. Tere hommikust. Grifu pöördab Miku kosside sees. Tere hommikust, kell on 8:50 ja ma olen ärkvel, nagu te näete. Ma lasen Miku veel magada, ma panin uksed kinni, et ta saaks rahus olla, et kiisud ei läheks teda segama. Ja ma leidsin väga nunnu väikse kingituse vannitoast. Mul nüüd külmkapp hakkab mingit ülipalju häält tegema. Igal juhul selline nunnu kaardike. Või noh, postkaardike. Ja siis Uniqlost. Üliarmas. Selline kott. Mulle täiega meeldivad sellised kotid, need on nii praktilised. Nii et mega nunnu. Minu lemmikvärvi ka veel. Nii et selline armas väike kingitus siis Miku poolt. Aga nagu ma eile ütlesin, siis ma tegin valmis pannkoogitaigna.
siin sees see on. Ja ostsin maasikaid ja igasugu head kraami. Nii et hakkame valmistama mõnusaid pühapäeva hommikusi pannkooke ja siis saame koos hommikust süüa, aga ma Mikku äratan pigem nagu hiljem, kui ta just ise mingi hetk ei taha ärgata. Ja täna on sinine taevas ja päike. See teeb mind nii rõõmsaks. Painaku hommik on peetud ja nüüd on tegelikult juba tagumine aeg, et minna kirikusse. 4 minuti pärast hakkab teenistus, nii et lähme ruttu ja loodame, et saame maja ette parkida. Me muidu ei hakka nagu nii hilja minema, aga lihtsalt tavaliselt on nii, et kumbki meist midagi ikkagi pühapäeviti teeb, kas siis, ma ei tea, tõlgib või on MC või oleme bändis, et siis me tavaliselt lähme nagu kella 9 juba ristteele. Aga seekord, kuna me ei tee otseselt midagi, lähme tarbima. Seda on pigem harva, siis kuidagi kipub see minek natuke hilja peale jääma. Aga paneme siis kossid jalga, sest õues on ikkagi kevad. Päike paistab, saapaid enam ei taha kanda. Loodame, et lörtsi enam ei tule, sest et ma ei viitsi sellega tegeleda. Ja seal ei ole enam midagi neetut, vaid Jumala ja talle too on seal keskel. Ja tema teenijad, tema sulased teenivad teda. Teenistus on läbi, tulime kiirelt koju, kell saab kohe 2. Tegelikult meil on mega kiire ja me lähme jalutama, võtame Lentsu ka, sest ma nägin, et talle väga meeldis see meie viimane looduses käik. Praegult me loodusesse ei jõua, me võtame Lentsu, me lähme Keemsu, miks see kriifukrõbu sööd? Keemsu! Ühesõnaga ma nägin, et Lentsule see väga meeldis, nii et me võtame ta kaasa ja lähme temaga siis jalutama ja võib-olla kuskile sööma ka. Nii et tund aega meil on, teeme käbe. Leenjukene, kas Mikku saab su võtta? Oote. 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 Parkisime siia Atlantis juurde. No tšau, Lentsu! Sul on kakakotid ka, jah? Jep. Väga hea, lähme siis. Fäm. Lentsu, juua. Nii mõnus. Linnud laulavad, päike paistab. Taevas on sinine. Ja Lentsu on rõõmus. Nii, meie väga mõnus jalutuskäik on tehtud. Nüüd viime Lentsu raadile tagasi ja siis sööme kodus veel hommikust jäänud pannkooke. Enne kui me lähme oma 3-tunnisele etendusele vastu. Lähme täna vaatame sellist etendust nagu Minu geniaalne sõbranna. Ja ma ostsin need piletid juba jaanuaris. Tegelikult see oli juba ammu kalendris kirjas, aga mul lihtsalt ära teenistuse ajal meenus, et see on täna. Väga igatses Mikut. Läks külje alla, tal on niimoodi kaissu. Vaatame vormelit. Tere hommikust, kell on 7:15. Ma jäin magama pärast 12 ja täna on esmaspäev. Ja eile ma ei vloginud rohkem, aga mulle väga meeldis see etendus. Minu geniaalne sõbranna on siis etenduse nimi ja ma ei tea, Mikule vist ei meeldinud. Või noh, pärast esimest vaatust oli mingi, ma ei tea, aga minu jaoks oli täiega põnev, see oli nii palju tegevusi ja kuidagi kogu aeg nagu tuli mingi uusi nagu detaile ja nüansse, aga tundub, et siis teine vaatus meeldis talle rohkem. Mulle meeldisid mõlemad väga. Igal juhul mina väga soovitaks. Mulle väga meeldis ja näitlejad tegid väga head tööd. Igal juhul ma pean minema glükoositaluvustestile teist korda siis. Esimest korda käisin septembris ja pärast seda siis määratigi mulle ravimiks metformiin on ju, sest mu kehal on insuliiniresistentsus. Nüüd siis ma ei ole 6 aega võtnud seda ravimit ja nüüd ma siis lähen nagu andma seda nii-öelda appikene analüüse, et vaadata, kas ma pean jätkama see ravimiga ja kuna see on nii lühike aeg, siis ilmselt ma pean jätkama ja tänu sellele siis tuleb see esiluutsumine ka, aga küll ma sellest räägin pikemalt, kui ma olen tagasi. Käime seal testil ära ja siis jutustame edasi. Ma siin istun Kemsuga koos. Kemsu just magas tegelikult aknalaua peal, aga ma ei ole tänasest päevast rohkem klippe teinud kui ainult see klipp, mis seal glükoositesti toas oli. Ma jõudsin sinna mingi 7:40, isegi natuke varem, ehk siis ma olin kõige esimene ja ma sain valida endale tugitooli, milline privileeg. Lõpuks tuli meid sinna 6 naist kokku, ehk siis sama palju, kui seal on tugitoole. Ja siis ühesõnaga see ei olnud mul väga eeliseks, et ma sinna varem jõudsin, sest et kõik võeti ikkagi nagu järjestikku ette. Ja ma ei lihtsalt siis esimene, kes läks vereproovi andma, et lõpuks ma läksin ikka samal ajal kui need teised. Testi tulemused tulid väga kiiresti.
see jook on endiselt metsikult rõve. Kuulsin, et üks rase naine meie 6 hulgas siis läks vahepeal öökima või ta läks väga-väga halb ja ta viskas sinna sünnituseelsesse osakonda pikali. Köhis sellise häälega nagu hakkaks oksele. Õnneks ta vist ikkagi ei hakanud. Sest kui sa hakkad oksele, siis sa pead tulema teinekord uuesti seda testi tegema. Ehk siis nagu uuesti jooma seda vedelikku ja see on nii rõve. See on lihtsalt nii rõve. Puhas suhkrut jood lihtsalt. Aga mis ma siis teada sain? Mul on rasedusaegne diabeet. Lahe. Ehk siis nad võtavad sul 3 korda verd, on ju. Esimene niimoodi, et sa lähed täiesti tühja kõhuga. Viimane toidukord oli mul eile kell 8, siis täna hommikul kell 8 võeti mulle tühja kõhu veri peenist. Selle norm on siis 5,1 ja mul oli 5,6. Septembris, kui ma käisin, siis oli 5,8. Ja siis tehakse tund hiljem. Võetakse samamoodi verd ja siis veel 2 tundi hiljem nagu ka verd. Ehk siis 3 korda võetakse verd kokku. Ja piisab sellest, kui sul see tühja kõhu veresuhkur on liiga kõrge. Ehk siis isegi kui ta oleks olnud 5,1, ehk siis täpselt piiri peal, siis ikkagi oleks määratud rasedusdiabeet või diagnoositud siis. Et jaa, ma ei tea, ma arvan nagu kõik need muud asjad, mis ma olen siin raseduse jooksul kogenud, näiteks väga-väga hull migreen, väga hull liiveldus ja oksendamine, mingid silma-verevalumid oksendamisest, kõik siuke nagu liigese, seljavalu, kõhuvalu, emakavalu, et ma arvan, et see 4 korda päevas suhkrut mõõta, veresuhkrut siis, ehk siis endalt verd võtta või testi teha ja jälgida oma toitumist ei tundu nagu kõige hullem asi maailmas, et selles suhtes kui tuleb teha, siis tuleb teha, egas midagi, sest sisuliselt mul on tähtajani jäänud ju 3 kuud. Aga ma tean, et väga mitmetel tegelikult on seda määratud ja nagu väga mitmetel mu sõbrannadel, nii et ma arvan, et see ei ole nagu kõige hullem asi maailmas, millega tegeleda. Mul tulebki nüüd neljapäeval siis rasedusdiabeedi nõustamine mõisavahes kuskil mingisuguse ämmaemade juures, keda ma ei tunne, ja siis ta õpetab mind glükomeetrit kasutama. Need siuke värk siis, jah. Nii, Kemsu läks ära, ma pööran natuke nüüd siia poole seda kaamerat. Aga ma siin paar nädalat tagasi palusin teil küsida küsimusi minu käest, ehk siis ma võtan oma Instast need küsimused ette ja vastan neile. Nagu ma rääkisin, siis umbes 3 nädalat tagasi ma käisin sellisel protseduuril nagu kuklanärvi blokaad, suure kuklanärvi blokaad, ehk siis ma sain 3 süsti pähe. Ma ei saa öelda kukal, sest et see ei on nagu siin, vaid see oli siin. Et tegelikult ikka täitsa nagu pähe, kuigi ta on nagu kuklanärv, aga ta on siiski sisuliselt nagu peas. Ja esimene küsimus ongi siis, et kas on juba tunda, et see protseduur aitas migreenile ja kas seda tehakse ka mitterasedatele. Ja seda tehakse ka mitterasedatele. Ja mina tegelikult tunnen küll, et see on aitanud selles mõttes, et mul on olnud peavalusid küll, aga need ei ole läinud nagu migreeni hoogs. Et ma saan, et selle parakaga, lahustuva parakaga saan nagu kontrolli alla, natuke leevendab ja ta ei lähe nagu mitmepäevaseks valuhoogs. Siis, nii et see on tore vaheldus. Järgmine küsimus. Mainisid, et tuleb kindlasti esilekutsumine. Miks? Ma arvan, et siin on juba nagu nii mitu põhjust läbi käinud, aga ma võtan siis sellist ravimit nagu metformiin on ju. 20. nädala ultrahelis öeldi, et laps on nagu, et see loode on nagu tavapärasest suurem. Ta ei ole paks laps, nagu arst ütles, vaid ta on lihtsalt suur ja pikakuevaline. Ja kuna ta on juba natukene suurem, siis ja kuna ma võtan ka seda metformiini ravimit, kuigi nüüd oli 6 aega paus on ju. Ühesõnaga, see on nii palju faktoreid, et see, et mul on see rasedusdiabeet ka, siis tähendabki seda, et laps lihtsalt võib olla nagu sündimishetkeks liiga suur. Et ta tuleks siis enne nii-öelda välja saada sealt kõhust. Seega esilekutsumine tuleb seal, ütleme juunis siis. Ma ei taha nagu väga täpne olla sellega, aga umbes juunikuus võiks see toimuda. Siis küsiti, et kuidas on siiani rasedus kulgenud ja kas on ka juba midagi lapsele asjadest soetatud. Jah, on küll soetatud, ehk siis sellised nagu esmatarberiided. Olen saanud tasuta, olen saanud sõbrad-sõbrale poest, mingi väga hea hinnaga. Olen skoorinud teistest kaltsukatest, et uusi riideid kui selliselt tegelikult nagu ei olegi. Et kõik on kas kuskil 2. või 3. või 4. ringil omadega. Nii et jah, on olemas täitsa riideid varutud. Siis selle Baby Björni tooli ostsime, et ta saab seal siis chillida sõpradelt mingi 50 euriga, muidu on vist mingi 200 euri. Siis praegult vaatame veel vooditaskut. Et see võrevoodi on nagu liiga suur, mis meil siin kontoritoas on, et siia ta tuleb magama siis, kui ta on, ma arvan, siuke pooleaastane. Aga jah, vooditaskut sellist pisikest tahaks nagu meie voodi kõrval, äkki selle trollfirma oma, ma ei teagi. Et see on ka siuke
nagu peaaegu sama hull maailm kui see vankrimaailm, ma ei ole veel vankrimaailma üldse süvenenud, et igal juhul vooditaskut vaatame, siis turvahälli tegelikult tahaks ka ja neid jalgu siis turvahällile või turvatoolile, turvahäll on kõigepealt vist. Ja vankri osas ka ma ei tea, ma tegelikult hullult tahaks teha koostööd mõne beebipoega, et kui keegi on huvitatud, siis ma olen siinsamas ja tegelikult tahakski teha sellist nagu põhjalikku koostööd, et uuridagi nagu konsultandi käest, et mida meil vaja on, mis kriteeriumitele peaks see vanker vastama, et enamasti ikkagi nagu linnatingimustes, et me ei käi väga palju kuskil maal ja ühesõnaga, et see on nii siuke lai maailm, et me ei ole veel suutnud nagu otsust teha, pluss ütleme ausalt, kuna ma sisuliselt ikkagi ma olen nagu töötu, onju, mis tähendab seda, et minul mingit nagu sellist raha, kui sellist sisse ei tule, siis ei saa nagu lihtsalt mööda minnes ka mingeid asju osta, et me ikkagi peame nagu planeerima ja varuma. Et kui see emapuhkus hakkab tiksuma, siis on nagu hästi juba, aga praegult natukene vaatame oma kulutusi üle, et tegelikult iga see asi, mis ma mainisin ka, kas siis vanker või turvahäll või vooditasku tegelikult maksavad väga-väga palju ja beebimonitorid näiteks samamoodi, et need me siis pigem ostame nagu vahetult nagu enne, kui ta sündima hakkab või kui ta on juba sündinud, et eks näis. Millal tähtaeg? Jällegi ma ütlesin, ma ei taha öelda kindla kuupäeva, aga tegelikult kui te mind jälgite Instas ja näete neid nädalaid, mis ma sinna postitan, siis te saate nagu ise välja arvutada. Ma ei ole väga nagu salajane olnud sellega, aga samas ma ei taha nagu täpset kuupäeva öelda, sest muidu kõik hakkavad nagu jälgima, et oi, et ma ei tea, täna te ei ole midagi story'sse pannud või täna te ei ole aktiivne olnud Messengeris, et äkki nüüd sünnitab, onju. Et eks ma siis annan teile teada, kui ta sündima peaks. Järgmine küsimus, millised on su rasedusaegsed self-treated ja poputamised, mis sind mõnusalt end tundma panevad? No näiteks mulle väga meeldib spaas käia, mitte küll ööbida seal, sest et reaalselt mu koduvoodi on nagu kõige parem voodi maailmas, aga selline nagu spaatamine ja basseinides ulpimine ja selline nagu näomaskide tegemine ja mingid saunaõhtud sõbrannadega, et see mulle nagu hästi-hästi meeldib. Pluss muidugi mingi hea jats, mingi hea sari, et see mulle nagu väga meeldib. Pluss veel kindlasti rasedusmassaaž, nagu see on nii mõnus, peangi järgmise aja panema nüüd aprilli, ühesõnaga väga kaifin. Kuidas su enesetunne on? No, kui ma võrdlen ennast praegu ja ennast näiteks 15. rasedusnädalal, siis praegult on väga hea olla. Mul on küll sõrmed ja jalalabad paistes, nagu te näete, mul näitasin ka, et seda abielusõrmust ei saa enam kanda, sest see hakkas nii hullult soonima ja mul nagu hommikuti reaalselt nagu sõrmed valutavad. Ma ei tea, võib-olla see on ka nagu sellest paistetusest. Eks liikuda on ikka nagu selles mõttes raskendatud ja kuskil matkarajal rikkumine on selline natuke vaevaline, et võtab lõõtsutama. Kuigi ma nagu teen trenni ja mul on nagu võhm on olemas, aga kui sul ikka siuke kilone pall käib kaasas, pluss siis kõik see muud kilod, mis rasedusega tulevad, on ju, siis on nagu natuke keeruline, aga ei saa kurta. Selles mõttes õnneks saan ringi liikuda ja ei ole kuskile voodisse aheldatud, et selles osas jah, pigem on hästi. Mitmenda nädala liiveldus ja oksendamine lakkas. Umbes täpselt seal 16. nädala paiku hakkas taanduma. Täiesti ära ei läinud, aga niimoodi päev-päevalt läks nagu paremaks. Nii et ma ütleks, et seal kuni 6-16 nädalat oli nagu väga rõve olla. Siis natukene mitte võib-olla selle rasedusega seotud, aga kuidas jumalaga aega veedad ja mis hetkel piiblist loed. Ma ei tea, kas see tuleb kellelegi üllatusena, ma olen kristlane juba viimased, ma ei tea, 15 aastat, midagi sellist. Kuidas ma taga aega veedan? Kindlasti loen piiblit, on ju. Siis kuulan ülistust väga palju, laulan, siis mõni laul väga kõnetab, nutan, palvetan ja hetkel loeme siis Jaakobuse kirja. Meil kodugrupis siis võtame praegu seda Uut Testamenti läbi. Oleme jõudnud Jaakobuse kirjani ja siis kui Uue Testamendi saame läbi, siis lähme vana juurde ja kuulame siis neid David Bosoni jutluseid nagu kõrvale, et kontekstist aru saada ka paremini. Seega jah, niimoodi veedangi temaga aega. Räägi toodetest, mida beebiga seoses oled varunud. Ma ei ütleks, et ma toodete osast midagi oleks varunud. Jah, ma olen nagu riideid ja selliseid mütse ja kleidikesi varunud, aga toodete osas ma tegelikult ei olegi midagi varunud. Ma tegin küll seda kingilisti, et kui millalgi peaks tulema baby shower, siis ma tegin sinna nagu listi, et mis me niikuinii ise plaaniks osta. Et siis kui keegi tahab, siis saab sealt kinkida, et mingid niisked salfakad ja
Knife'i mingi mähkmekreem on ju ja beebipesad, kõik sellised nagu nipet-näpet asjad, mida me niikuinii ise soetaks, aga panin sinna listi, et toodetest ma ei ole nagu varunud otseselt midagi, et eks mul need rasedas või juba sünnitanud sõbrannad teavad, mida siis sinna listi veel lisaks panna. Nii, siis räägi veel insuliiniresistentsusest, üsna pea pärast su vlogi sain ka ise diagnoosi. Ma ütlen ausalt, ma ei ole nagu metsikult süvenenud sinna teemasse, sest et ma lihtsalt tean, et mul see on ja ma võtan metformiini, mitte küll siis antud hetkel on ju, aga metformiini ravimi mõjule suuresti nagu tänu sellele. Ma arvan, ma jäingi rasedaks, et mul siuke tunne, et mul ei olnudki siis äkki ovulatsiooni enne, mitte et ma oleks nüüd tundnud selle metformiiniga, et mul on nüüd ovulatsioon. Ma tean, mingid naised nagu saavad kohe aru, kui neil on, mina ei ole kunagi saanud, et võib-olla mul siis kunagi ei olegi olnud muidu ovulatsiooni. Et ma ei tea, see nagu ei mõjuta mu elu otseselt, nagu ma ei saa ise aru, et midagi valesti oleks, on ju. Et samamoodi selle rasedusdiabeediga on ka see, et naine ise ei pruugigi mitte midagi aru saada, et see nagu ei karju sulle näkku, et sul on rasedusdiabeet, vaid lihtsalt veresuhkru mõõtmise abil siis saadakse seda teada. Ma ei oska sellest midagi rääkida. Kui kedagi väga huvitab, siis võite guugeldada. Ma arvan, et see konkreetne inimene, kes küsis, on ka guugeldanud. Ma ei ole arst, ma ei oska nagu õigete terminitega rääkida, nii et ma pigem vaikin. Aga ma ütleks jah, et see nagu otseselt kuidagi, ma ei tea, ma ei tunne ennast kuidagi halvasti või ei ole nagu mingit märke, et see on nüüd nagu insuliiniresistentsus on ja ma ei oskagi väga midagi siia juurde lisada. Aga need olidki siis need küsimused ja minu vastused ja ma võib-olla jäin nagu algul selle juurde pooleli, et miks ma täna rohkem ei vloginud, oligi see, et ma tulin sealt glükoositestilt tagasi, ma tegin väikse hommikusöögi ja ma lihtsalt vajusin nokki mingi ligi 3 tunniks või isegi üle 3 tunni magasin lõpuks, ma olin nii väsinud, sest nädalavahetusel ma ei teinud ühtegi lõunauinakut, kuigi ma tavaliselt ikkagi proovin vähemalt mingi pool tunnikest teha lõunauinakut päevas, sest et kui ma ärkan mingi 8 või 7, siis ma tegelikult olen lõunaks nagu mega väsinud. Muidu nagu ei oleks, aga rasedana olles on ikka veits teine teema, et see väsimus hitib nii hullult. Väga toimekas nädalavahetus oli ka, seega ma magasin üle 3 tunni ja siis lihtsalt olin, ma ei tea, logelesin, tegin süüa ja nüüd ma hakkan riided triikima ja kappi ära panema ja ühesõnaga selliseid koduseid tegevusi. Kell on juba 9 õhtul ka, ma pean pesus käima ja homme ma lähen siis Joelit hoidma. Seega ma tõmban tänasega selle vlogi otsad kokku. Ma olen ülitänulik, et sa vaatasid. Ma loodan, et väga ei häirinud, et ma selle kaamera ja telefoni kaamera vahelt nagu vahepeal vahetasin, et avalikes kohtades on nagu, eriti mingi, ma ei tea, kliinikumis ma ei võta nagu kaamerat välja, on ju, et seal võib kohe mingi konflikt tekkida, et siis teloga on natukene nagu kindlam vahepeal filmida. Aga jah, loodan, et sulle meeldis ja näeme siis juba järgmine kord. Tšau!